No vot, siin on nüüd niimoodi, et iseenesest võib-olla nagu isegi tahaks teda paksemaks teha ja ütleme, et eeldused on loodud selleks, sest et noh, ütleme seda ennistki nimetatud seda kultuurikihti tuleb ju muudkui peale, et kohtud töötavad, produtseerivad lahendeid, õigusmõtlemine käib taamal, õigusteadlased tekitavad ka omalt poolt erinevaid artikleid, magistritöid ja doktoritöid, mida kõike tegelikult iseenesest võib-olla tahakski kajastada seal. Aga siis tuleb kuri kirjastuse onu, kes ütleb, et ei, et päris niimoodi 2500 lehekülge ei ole ka sünnis, et see tekitab erisuguseid selliseid olmelisi probleeme ja tegelikult mõistlik on, et me ei saa päris niimoodi inimest nagu tappa selle tekstimassiga. Ka seekord siis me olime selle sellise ütleme balansseerimise harjutuse ees, et me pidime siis ühelt poolt juurde kirjutama, aga teisalt ka siis umbes samaväärselt maha võtma. Ja viimane ülesanne tegelikult ma pean tunnistama päris raske, sest et kui sa oled kord midagi kirja pannud, siis sa oled nagu selle lapse sünnitanud, et ega sa siis ei taha teda väga kergekäeliselt niimoodi tappa. Aga kui süda kõvaks teha ja sul on ka kaastoimetajad võib-olla, kes rasketel hetkedel või kui sa ise oled võib-olla tõrges midagi kustutama, siis ikkagi nagu suunavad ja toetavad seda, et see võib-olla ei ole siin nüüd nagu nii tähtis, nii suure lisandväärtusega, et siis tuleb maha võtta. Nii et ma arvan, et kuigi ma nüüd täpselt seda ei tea täna öelda, aga mulle tundub, et see teksti maht võrreldes eelmise korraga jäi laias laastus samaks. Kas võib sellise hüppe teha, et riigihangete seaduse kommentaaride paksuse kasv on kuidagi korrelatsioonis ka sellega, milline on riigihangete tähtsus ühiskonnas, et kui see raamat kasvab, kas ta kasvab lihtsalt sellepärast, et akadeemikutele meeldib kirjutada pakse raamatuid või sellepärast, et see aines on muutunud ühiskonna jaoks aina olulisemaks? Jah, ma arvan, et selline seos ei ole kuidagi otsitud või meelevaldne, et oma annust tõtt seal kindlasti on sees, sellepärast, et riigihangete seaduse evolutsioon on ka läbi aegad olnud umbes niisugune, et olid ajad, kus Eesti riigihangete seadus koosnes umbes 30 paragrahvist, siis tehti hüppe kusagile 70 peale, siis oli selline 130-140 paragrahviline seadus ja see tänane, millega me siis täna töötame, on siuke stiilis 220 paragrahvi. Millest see meile räägib? Räägibki sellest, et avaliku raha kasutamine, nagu meeldib inimestele öelda maksumaksja raha kasutamine, et see lihtsalt tänapäeva sellise õigusriiklike standardite juures ja sellise ühiskondliku moraalikompassi juures ta peabki olema selline nagu hästi reglementeeritud, läbipaistev, aus, kõiki võrdselt kohtlev, et kellelgi ei oleks päeva lõpuks midagi kobiseda. Ütleme, et inimloomusest tulenevalt meil alati midagi kobiseda ja ikka vaidleme ja ristame piike kusagil kohtutes, aga jah, see regulatsiooni üha tihenev paksus, see näitab seda, et püütakse alati leida seda mingit järgmist sammu, et kõik oleks parem, selgem, lihtsam. See ongi selline paradoks, ja see ei ole nüüd ainult mingisugune riigihangete õiguse eripära, vaid ilmselt terve õiguskorra eripära, et kui me ka mõnda seaduseelnõud või õieti seaduseelnõu seletuskirja loeme, siis seal on alati niimoodi pidulikult, pühalikult deklareeritud, et seaduse eesmärk on regulatsiooni lihtsustada, teha selgemaks, aga näed, paragrahve tuleb alati juurde. Ja nii ta siis käib selline nokkiv niisama lahti.